väike närv hakkab sisse tulema. Mõtlesin, et siia sissejuhatuseks 5. poolpikk Ironman peab tegema natuke teistmoodi, kuidagi juubelihõngulisemalt, nii et ma panen endale kohe alguses pinget peale, ütlen teile välja, mis mu eesmärk on, mida ma taga ajan ja siis pühapäeval vaatame, kas ma sain ka sellele pihta või kui palju ma mööda panin. Mingid osalejad alles maanduvad. Okei, ujumine. Ma plaanin konservatiivselt hoida enda kohta päris kiiret tempot, aga sellist, mis peaks olema tehtav, ehk siis 1.44 umbes. Aeg 32.50. Väga ümaralt, aga ütleme alla 33 minuti võiks tulla. Ratta peale. Praegu on üsna tuulevaikne. Ma loodan, et ratas saab olema pigem tuulevaiksem, samas tõotab tulla jahe ja pilvine. Aga ka veidikene konservatiivsem, ütleme 37,7 kilomeetrit tunnist keskmist. 2 tundi, 23 minutit, 15 sekundit. Ma olen sekundite peale paika pannud, kui kiirelt ma ratas sõidan. Siis need 2 asja kokku toovad mu 2 tunni, 56 minuti ja 5 sekundi juurde. Sinna paneme transitioni T1, T2 sisse, mõlemad ütleme 2.50, teine 2.30. Ma arvan, need võivad ka pikemaks minna, sest et sissejooks, väljajooks on päris pikad ja ma ei tea, kui suur see rattaala on. Mulle tundus, et seal on päris palju ruumi. Tõesõnaga, see on ka natukene lahtine veel. Ja siis jooksmine. Marti arvas 4.15. Ma ise lootsin 4.05. Ütleme sükke enam-vähem kuldne kesktee. Praegu on 4.11 tempo pandud ja kogu aeg 1.28.20. Ehk siis 8 mintsaga umbes mu poolmaratoni rekord. Samas võiks nagu tulla. Ja kes nüüd on näppudel kaasa arvutanud minuga koos siin, siis kogu aeg 4 tundi, 29 minutit ja 45 sekundit. Ehk siis peaeesmärk on alla 4 tunni, 30 minuti. Ja ega muud ei olegi. Ma olen aasta aega endale sisendanud, et 4.30 või alla selle. Ja ma arvan, et see ongi see, mida ma lähen püüdma. Ja juba etteruttavalt ka, sest ma tean, et mul pärast läheb see meelest ära, aga aitäh kõigile, kes kaasa elasid ja on seda teinud aasta ringi. Tegid seda pühapäeval võistlustel ja teevad seda ka edaspidi. Mega vinge on alati kõiki raja ääres näha. Kõik, kes kirjutavad, kes panevad, ma ei tea, kuskile pilte. Mõni tuleb, ütleb 6 aega hiljem kuskil üritusel, et nägin sind ja väga lahe oli. Et see kõik tähendab hästi palju ja ma olen teile kõigile väga tänulik. Eriti sellele blogerile, kes mind praegu sinna Unibet Arenale kutsub, et lähme toome asjad ära. Paneme ratta valmis. Mina olen, ma arvan, juba päris valmis ja teeme ära. 4.30 või mitte midagi. Let's go! No nii, tere ka minu poolt. Me lähemegi nüüd teel Unibetti, aga enne seda käime veel Iron Kids jooksult ka läbi, sellepärast et minu vennatütar teeb seal sellel aastal oma jooksudebüüdi. Ja tegelikult Marleen lubas, et ta teeb ka selle jooksudebüüdi, aga miski vist tuli ette või? Jah, seekord ei jõudnud kirja panna, nii ma proovin järgmine aasta uuesti. Tubli, Mašu, tubli! Kas sa tahad tädi mammule oma medalit näidata? Tahad? Ossa, nii ilus medal. Sa olid nii tubli, Mašu. Aeg võtta asjad ära. Kas sa oled excited, et oma seljakott saada? No, jah. Neid seljakotte on nii palju juba, et ei paku vist väga palju pinget. Ei tore on ikka. Pidulik hetk. On vaja. Siis tuleb lärm! Juhuu! No nii, olemas. Maailma, let's go. Mis sa said siis? Kleepsuraamatusse, hõbedase kleepse. Ossa Silver deserves silver ikka, jah? Siin on see aastal see reegel, et igaüks saab enda nimele vastava värviga kleepsud. Mul joppas. Ja nüüd iga-aastase traditsiooni aeg oma nimi üles leida. Seekord siin. Ossa! Olemas. Iga aasta leiad ikka ilusti üles selle. Õnneks on regatud ikkagi. Tee midagi ägedat lihtsalt. Räiget äge. No. No nii, Expo alal on nüüd käidud. Seljakott on olemas. Ja nüüd lähme vist mingile snäkijahile.
ja kõht ei tohi tühi olla. jah, Silver ütles mulle eile, et järgneva 3 päeva jooksul ei tohi mitte kordagi kõht tühi olla. Kogu aeg pastat, riisi või putru täis. Kogu aeg suu käib. Amps. Eelmine aasta tõi Carolina finišisse Silverile neid. Nüüd ta tangib enne võistlust, et jõudu saada. Meenutan häid aegu. Ja EXPO-alal käidud, seljakott käes, pildid tehtud, kaneelirullid söödud ja nüüd on aeg koju minna. Mida tegema? Veel sööma. Veel sööma. Pastat. Pasta tegemine täiesoos. Esmalt on vaja tomat ära maitsestada ja siis saame neid ahju visata koos fetaga ja siis läheb ühel hetkel pastaga juurde. Väike tetris. Viimane segamine. Ja ahju. Ready. Selline Fashion Week moeshow teile siia. Tundub, et moeshow jätkub. Nüüd on teie ees Iron Klaabu. Sooja müts ka pähe ja... Meie pidusöömaaeg on valmis. See näeb väga hea välja. Kas võid selle pasta siia otse sellesse juustupakki teha? Üks väike toidusoovitus ka siia Ironmani vlogi. Need IGEA röstitud sibulad. Bänger. Meie lemmikasi pasta peale. Yes. Jäädisu. Jäädisu. Kell on õhtu ja tulime siia garaaži nüüd. Transitionit harjutama. Torkasin tal silma peast välja praegu. Vajab harjutamist. Igaks juhuks käi paar korda läbi jah veel. Aga mis me tegelikult tulime? Tulime rattale järgi, et see laadima panna ja... Jaa, mul on see, et ma ei jaksa väga vändata. Ma olen ratta laadima. See on võistluste ajal natuke lihtsam. Sa enne ütlesid nii. Pedaalid tegelikult jah? Võimsusandur ja käiguvahetajad. Pedaale ma ei pane laadima. Ma ei tea. Nagu te praegu sellest klipist nägite, siis tuleb välja, et pedaale me ei hakkagi laadima ja et mina ei ole TT-ratastega veel nii kursis, kui võiks. Kiire reklaam ka siia vahel, aga mul on väga palju kaste riideid müügis jagas, nii et kui keegi tahab, siis minge shoppama. Ostke Marlene ära. Ilus müts. Tere kena laupäeva hommikut. Ma just lõpetasin oma jooksu ja samal ajal Ironmani tracker kogu aeg põrises, kuna sõbrad läks sellest rajale. Aga tuleb kiire päev, palju toimetamist, ma pean veel mehaaniku juures korraks käima. Sellest hiljem. Ja siis käime poest läbi korraks ja siis viime ratta ära. Nii et loodetavasti kõik sujub, aga hoiame teid ilusti kursis. Tere hommikust ka minu poolt. Meil on siin praegu väike hingetõmbepaus. Vaatame täispika Ironmani tulemusi siin. Kuidas kõigil läheb? Jah, tracker on lahti. Kuidas siis semudel läheb praegu? Jube kiirelt kõik annavad kuuma. No see on väga hea. Sillu käib nüüd varsti poes ära, ostab hommikuks putru ja õhtuks moosisaiasi, nagu ikka. Ja siis varsti hakkame valmistuma, et minna viia asjad ära ja minna sõpradele reaalselt koha peal ka kaasa elama. Marleen millegi pärast läheb kookide letist mööda, ma ei tea, mis värk sellega on, aga ma lähen teen detouri siis ja sinna. No muidugi, ega ilma aprikoosikoogita ei saa ju. Lisaks aprikoosikoogile tulid ka ühed moosipallid meiega kaasa. Ja õhtul on veel moosisaiad ja... Aga magus õhtu. Shoppingu tiirud on tehtud ja üks moosisai on juba... Ma tahtsin öelda peaaegu söödud, aga see mees hingab sisse neid. Magusad saiatis on reaalselt nagu mu lemmiktoit maailmas. Ma võiks neid siia. Te 100% näete siin vlogis veel moosisaia söömist kindlasti õhtul. Ma ei ostnud seda. Me peame poodi tagasi minema korra. Noh, moosivaras. Oh no. Said oma moosi ja saia ja... Sain. Väga hea. Saia ja maasika pangogi moosi. Best kombo. Võtsime üllatusmunasid, 2 tükki. Edasi maksavad 1,50 rimis. Ma ei tea, mis asi on inflatsioon, aga see on ebanormaalne. Ja me võtsime sellepärast, et siin on need, mis on siis mingid pallikesed. Ja siia sisse saab panna soolekapslid. Nii et nüüd me teeme unboxingut kohe. Vaatame, mis me saime nende seest. Oh my god. See on dinosaurus. Vaata. Ja praegu on see mingi Dino Special. Dino Special, miks sa tead seda? Seal olid kõigil need Dino reklaamid peal. Oh my god, kui nüüd. Mul on baby. Ai, mul lihtsalt ma olin kaugemal. Issand, kui nunnud. Väga naine. Väga armsad.
talle ei meeldi tüdrukud. Mulle meeldis. Vaikselt ettevalmistused hakkavad pihta. Silver hakkab allkirjastama siin lepinguid. Jah. Mis sa tegelikult teed? Võistlusnumbri taha kirjutan oma nime ja muu info, et siis kui mis iganes juhtuda võiks, siis on igal juhul kontaktid asjad siin kirjas ja kõik saavad aidata. Midagi küll ei juhtu, aga safety. Better safe than sorry. Yeah. Pani ikka mind oma emergency kontaktiks. Nii, kuna Marlenile meeldib neid kleepsuraamatuid teha ja koguda, siis tema saab kiivrile panna kleepsu Siia peale. peale või? Umbes jah. Super. Nii. Noh, ma jäin ka nüüd kaadrisse. Ma näitan nüüd kogu selle oma setupiga ära, mis kuhu kotti läheb, mis kaasa tuleb, mis ei tule ja nii edasi, et siis on mul endal pilt selge, siis võib-olla teil ka, kes plaanivad teha või alles koguvad julgust. Igatahes, see saab siis olema mu hommikune seljakott. Sinna lähevad mu ujumisasjad, 2 mütsi. Üks on paksem, üks on õhem, et vaadata veetemperatuuri järgi. Siis enne ujumist keel, autoga sinna sõites jook ja siis igaks juhuks äkki ujumist tahan magneesiumit ka. Triikombe läheb kõige alla. Tegelikult siit on veel puudu mu pulsivöö, aga kuna ma käisin hommikul jooksmas, siis see on veits sigine, nii et ta kuivab. Aga pulsivöö tuleb kõige alla. Triikombe, siis ma tõmban säärised alla. Siin on mu ujumisprillid, kalipso kõige peale ja ongi kõik ujumiseks. Igaks juhuks mul on siin muud tavaari ka, et kui ma vahetusalasse lähen, siis mul on siin kõik erinevad niped-näped asjad, mida mul võib siin vaja minna. Nii et see kõik läheb mul seljakotti. Hommikul tõmban selga ja siis on hea mugav sellega ringi liikuda. Streetwear bag on nii-öelda vabatahtlik kott, seda ei ole vaja, aga võib kasutada. Selle saad finišis kätte. Ja ma panengi siia lihtsalt endale rätiku, et saaks pesus käia, ennast ära kuivatada. Särgi pärast iseks pusa, sest et temperatuur on võib-olla süke jahedapoolsem ja see on enne mugav olla. Vähe rokasemad plätud ja ühed pikad püksid. Ja see läheb kõik siia kotti. Selle on stardis ära stromkal ja siis see jõuab ilusti finišisse. Et lihtsalt pärast midagi mugavat selga panna ja puhast. Nüüd rattakott, seda läheb siis vaja kohe peale ujumist. Sinna lähevad mitte mu kingad. Need ma panen ratta peale, aga mul on nad siin, et ma ei unustaks neid jumala eest kuskile maha. Kiiver, kõige olulisem, alati esimesena pähe. Numbrivöö ümber, sokid, mis ma panen jalga, sest mul on siis mugavam sõita. Ja siis nüüd on täienduseks mul käised, mis ma tõmban endale mõlemale käele, et oleks aeram ja soojem, kuna tegelikult töötab ikka külma ilma. Ja igaks juhuks ka üks vest. Et kui ma peaksin tundma, et veest välja tulles on tõesti väga jahe, saan vestiga endale peale tõmmata triikon peale. Aga jah, rattasse muud ma ei hakka endale panema. Kõik ülejäänud toidud asjad lähevad ratta peale juba hommikul ja sellest seda näete juba varsti. Ja viimane jooksukott, punane, on selles mõttes lihtne, et siia lähevad mu tossud, igaks juhuks varusokid, tõenäoliselt ei lähe vaja, aga igaks juhuks on olemas. Kiired prillid, peapael ja siis mu keelipundar. Ja üks asi, mis ma unustasin mainida tegelikult on ka siis see pudel, mis läheb tegelikult nii jooksukotti kui ka rattakotti. Panen selle vett täis, haaran siit oma soolakapslit, panen triikombe vahele, võtan keeli, söön seal ära enne, kui ma hakkan põhimõtteliselt jooksmist, et siis on lihtsam seda ära juua või süüa. Ja saan paar nii-öelda sõõmu vett ka võtta peale ja siis viskan pudeli minema. Ja rattakotist teen samamoodi, et kuna meres on ujumine, suu võib olla soolane, saan oma pudelist võtta veits puhast vett, loputada suu ära, teha paar lonksu, keel alla, soolakapslit siia ja rattale. Et see teeb asjad veidi kiiremaks mulle ja natuke loogilisemaks. See tuleb üks kasulik vlog esimestele Ironmani tegijatele. Endalgi hea see on üle korrata tarkuse asju. Ja tossudega ma teen sükest pulli, et ma panen neile jaladeodoranti. Võib ka panna mingit beebipulbrit või midagi sükest. Ja siis idee on selles, et kui on märg või jalad on märjad, siis saab need kossid neile mugavamalt jalga lükata. Et ma lihtsalt teen nad natukene mökerdan kokku. Ja siis peaks see äärest minema mugavamalt sisse. Plus lõhnab hästi. Ja minu poolt ainuke asi, mis ma pean kaasa pakkima, on see särk, mida te ka eelmise aasta Ironmani vlogis nägite. Kiirustame nüüd ruttu AT Sporti.
vaatame, äkki seal mekaanikud saavad hakkama. oi, see ketas jooksuga on mingi räige jama, seda ventiili ei saa kätte, sealt imitseb õhku vahest läbi. Ja ma ei saa nagu seda pumbata mitte ühtegi pidi, sest õhk tuleb kohe välja. Ja nüüd ei saada ventiili kätte ka, nii et ma ei tea. Saan proovima ATS-sporti. Ühesõnaga jah, et eile, kui me panipaigast tõime ära kette, siis tuli välja, et see ventiil on katki või ei hoia nagu õhku sees. Ja kohe hommikul tõime esimese asjana Veloplussi, aga neil läks kahjuks mingi 4-5 tundi aega, et öelda meile, et nad ei saa mitte midagi teha. Nad proovisid järelikult 4 tundi järjest või midagi. Nii et me nüüd ruttu tõime ära selle kettasid ja lähme jookseme ATS-sporti, et äkki nemad oskavad aidata. Crazy. ATS-sport on ikka top, pole midagi öelda. Ma ütlesin, et nad päästavad päeva ja päästsidki. See mees tegi mingi 5 mindiga asjad ära lihtsalt. Ma ei tea, mul nagu peeretab peast praegu, ma arvan väga räigelt, aga nagu see hunnik stressi, mis mu keha... Ma ei suutnud süüa ära, sest mul tulid makaronid üles esimest korda elus, sest mul oli nagu nii ärev olla. Reast terve hommiku ja põhimõtteliselt muretsenud selle pärast. Aga nüüd siit läheb järjest paremaks neid. Kolan auto. Kolan auto. Nii. Me oleme nüüd kodus tagasi. Ketas on korras, meil on hea ja nüüd põhimõtteliselt me pakime. Gert Kanteroi alt, ketas on korras. Reaalselt dad jokes nagu. Ühesõnaga, lõpeta ära, Silver. Nii, ma meelega ei cuti seda välja, see läheb niimoodi sisse. Ühesõnaga, pakime asjad nüüd kokku, lähme viime vahetusalasse ära ja siis elame veel Raidole ja Hannesele ka kaasa. Jah, ja tegelikult on need tore lootab ka ikkagi, et ma talle seal lehvitaksin toja äärest. No, et ta lubas homme vastu teha seda. Siis on kellega kaasa elada, kellele? Ma panin oma sokid, vesti ja käised praegu kilekotti, kuna mul homme hommikul ka ligipääs sellele samale kotile. Ma siis võtan välja. Aga öösel peaks sadama, siis ma saan hommikul ikkagi kuivalast jalga panna ja selga. Et siuke väike lifehack jälle. Ja tegelikult vahetsalast läheb mul niikuinii vaja praegu kiivrit ja numbripööd. Et ma neid asju pean veel uuesti korraks välja kiskuma. Aga on pakitud. Lihtne. Let's go. Kui just enne õpetasime, et pange asjad kilekotti, siis võib-olla üks lisaõpetus on see, et pudel lahti ei läheks. Oh my god, terve pudel. Jesus. Ühesõnaga terve pudel vett. Ma nägin, et Silveri seljakott tilgub ja tuleb välja, et kõik on täiesti läbimärk. Nii, me oleme nüüd autos. Üks mees snäkib siin ja mina kuivatan seda veest läbi vettinud numbrit siin. Kui sa saab 3 maratoni teed, on saab 10 tundi. Läheb nüüd, pane! Saab 3 või? Jaa. No, pane hästi. Läheb! Hästi. Super. Väga ilus samm on. Let's go. Beautiful strides. Go on. Silver elab kõigile lihtsalt inglise keeles kaasa, et supportida välismaalasi ka. Mõeldi soe konkurent oleks nüüd. Oh my god! Kui keegi mäletab eelmise aasta vlogis, siis see cowboy mees tegi nii täispikka kui poolikut. Mõlemal päeval oli meie vlogis. Sa oled valuga harjunud lõpuni. Tubli oled. Let's go, Hannes! Läheb nüüd! Hannes tahab! Hannes naudi! Läheb! Sa oled nii tubli! Nii tubli! Väga hästi. Noh, kuidas on kaaselaja rollis olla? See on mõnus, aga raske on ikka vaadata neid siin piinlemas. Ise ei tahaks olla siin või? Ma ei ütle praegu, et nii väga tõmbaks. Nii, kõikidele sõpradele on nüüd mitmekordselt mitme ringiga kaasa elatud ja lähme nüüd viime Silveri enda asjad ka ära. Mind viiakse minema kuskile. Ja viime ära need ilusti, siis on vahetusala, saab need seiklused ära teha ja siis ongi ainult homne päev veel jäänud. Siis on ainult minna pitsat sööma või pastat. Või mõlemat. Sealt tuleb mu lemmik outfit lihtsalt. Nii hea. Prettiest outfit of the day. Keep it up. Thank you. Hästi. Marleni tähetund. Ta on nüüd mitu Triathloni Akadeemia võistlust saanud harjutada seda. Pinget ei ole absoluutselt. Oh no! Oota, auto on ees.
ai. no ma arvan 80-st. Natuke läks üle ära, aga muidu päris hea. Päris ilus. Pruut siis. Ratas on ka okei. Silver pani just selle läbimärja kiivri pähe, mis seal garaažis vesiseks sai. Valmistun homseks vihmasajuks lihtsalt. Kas on hea soe? Nii kuskile krae vahele kuhugi. Nii, siin on väike valik rattaid. Kellel mõni puudu on, siis soovitan täna öösel siia tulla. Siin on siis üks kiiremaid valikuid. 137. Ja seal on üks cheerleader. Nii, sinine punane kott, ma lähen pin sinise ja punase ära. Homme saan veel sinisele ligi. Aga see on metsikult pikk on see vahetusalasse tulek ja siit välja minek, et siin saab mingeid normaalseid 500 meetri rekordit teha, mulle tundub. Ja ega midagi, mul ratta asukoht on päris hea, hästi lihtne leida, ülestada. See on vähemalt eelis siis. Aga jah, hästi pikk tee. Nii tubli vlogger. Kõik pisidetailid tuleb üle käia, kuidas kotti lahti saab, kuidas see kinni pannakse, et ma ei oleks seal homme mingi erroris. Väga õige. Nii, aga viime sinisega ära, sellega ma veel homme tegelen. Et siia tuleb asjad veel kotist välja võtta, mul on kilekoti sees need riided. Mis on? Loodetavasti kuivad. Tere! Tere! Silver? Sobib. Super, aitäh teile! No, valmis või? No nüüd hakkab vaikselt juba see närv ka lahtuma. Et kõik need errorid, mis on olnud, need on möödas ja nüüd saab päriselt võistlusele keskenduma hakata. Väga hea. No nii, nüüd jookseme koju pastat sööma. Arsenali mäng hakkab 8 minuti pärast. See on tegelikult, miks me jookseme koju. Õhtune püha söömaaeg on serveeritud. Kas sa oled valmis carb load ima? Väga. Head isu. Head isu. Tore küll on 10 kiltsa ajal joosta. Väga hea, tubli. Silver ei saa kordagi kaamerasse vaadata, sest meil käib taustal Arsenali mäng. Exposed! No nii, õhtusöök on söödud, jalka on vaadatud ja nüüd on aeg. Let's go! Aina riibu endale. Varsti näete siis, praegu on before karvapõll, varsti näete after. Milline silemees. Küsimus vaatajatele, kas mees on kunagi teil kaisus olnud siledam kui te ise? Väga häiriv tunne. Ja nüüd Ironmani eelse õhtu kõige olulisem osa. Moosisaiad. Nende pealt Silver teebki kõik oma Ironman. Jah. Ja kes on samamoodi moosisaia usku, need teavad. Nendega meil on oma inside tervitsed juba, nii et ei pea kõik inimest välja tooma hakkama, aga teie terviseks. Head isu, näeb hea välja küll. Nii, me vaatame siin nüüd meie viimast vlogi ja hakkame tuttu sõittima. Kas väike närv on ka? Praegu ei ole hetkel, praegu on täitsa fine. Väga hea. Ära närveldan juba täna kõik. Tere hommikust! Mina olen nüüd näo pähe läinud, ärkasin 5.50. Silver veel veits magab, ärkab vist 6.07. Ja siis ongi go time. Ma usun küll, Silver räägib enda valmisolekust ka varsti. Aga ma lihtsalt tahtsin öelda, et kaasaelajana, kui inimene, keda sa armastad, teeb nagu sellist eneseületust, on närvid nii püsti. Nagu ma usun, et võib-olla tal on hullem, aga nagu mul ei ole söögisu, mul on nii paha olla. Ma tegin oma kulme mingi ekstra kauvast, mul on nii halb olla, et mul on nii raske teha. Et see närv on ikka päris hull, aga muidugi ma olen üli excited ka. Aga jah, ma lähen vaatan, kas Silver on nüüd üleval ja siis hakkame putru sööma ja kell 7 tahaks kodust liikuma saada. No nii, tere hommikust. Kuidas on tunne? Kas sa oled valmis? Jah.
No nii, head isu. No nii, head isu. Mis siis Ironman sööb hommikul? Moosi, vähese pudruga. Väike tuleb välja. Mul nii külm. Siledad jalaksid on kananahased. Armastan sind. Nii, mina olen valmis, särk seljas ja üks mees peseb hambaid siin. Kas on veits nervous olla juba ka või? Et igatahes kell on 6:50 ja me hakkame nüüd 10 minuti pärast liikuma. Nagu üks korralik kaamel läheb siin. Külm ei hakka nüüd. Minu puhul ka mu support crew T-särk on väga oluline, aga hetkel on nii külm, et pusa peal ja jope peal ja väike bussipeatuse paus, et pudelid ära täita Mountain Drink Mix 320-ga. See on nüüd minu töö. Mul 160 miks on siin sees juba, et saaks natukene enne juba karbse sisse endale joota. Okei. Kuule Ironman. Ma keerasin kodus kinni nüüd. Ui. Teine ka. Sest et üks kotikene on 500 milli kohta. Aga mul on seal 950 milli vett, nii et siis tuleb 2 kotikest. Gaas kinni. No nii, paaritamm. Muiduks gaas on hollandi keeles juust. Fun fact teile. Nii. Üks jook. Valmis. Üks ratta sadula taha ja teine aeropaaride vahel. Okei, joogid on valmis. Super, surita. Tavaiks, Mišu. Näeme varsti. Näeme varsti. Nii, meie võistleja läks rattalasse, et oma asju ära panna. Tema on ilusti valmis, tal on kõik korras, aga mina unustasin meie tripodi ehk siis statiivi autosse. Nii ma pean nüüd ruttu tagasi kõndima, sest et loogima ju peab. Nii, tripod on olemas ja bossmees vahepeal helistas, et ketta kleeps jäi ka autosse, nii et ma tõin sellega nüüd ära. Ja nüüd kiirustame ruttu ala juurde tagasi. No nii, kogu kupatus on nüüd ilusti T1 pandud, üle kontrollitud. Mul üks pael nii pikk, teine lühike. Ja nüüd jalutame ujumistarti. On circa 40 mintsa aega, jõuab vetsus käia, ka litsa selga panna. Võid ennast soojaks vehkida ja siis sinna platoo peale kõiki pakata. Minek sinna. Jube kaugel on need poid kõik. Amazing, amazing. Ja läks nüüd! Let's go! Going towards the new swing star! It's one of the ones. Let go. You got it out when they can't compare to me. Yeah, I'm on a different level, different pedigree. Remember how you chose them instead of me? Huh? Look at me now. God being had his hand on me. Nii, ujumine nähtud. Nüüd jookseme ruttu rattaraja äärde, äkki näeme veel teda. Kindlalt tuleb. Läheb! Nii, support crew liigub nüüd auto poole ja lähme püüame Silveri kuskil Harkujärve lähistel ka kinni. Six, näita, mis sul käes on. Väga hea silt ja karaoke masin. Me oleme nii valmis kaasa elama, tegime ette,
siia transition ala juurde, ratta transitionisse ja me oleme vesirotid, me oleme täiesti läbimärjad, aga ei ole hullu. Me karjume ja cheerime nii kõvasti, et ega see vihm meid ei heideta. Silt on nii läbimärg, et reaalselt tilgub vett lihtsalt. Läheb nüüd! Sa oled praegu 3. 2 minti vahe, 2 minti! Let's go, good job, you've been training for this one! Davai, Ruunen! Mainult on! Roidu vähe! Nii tubli! Silme! 1 minut teise kohaga! Sillu jooksis nüüd mööda, läheb oma teisele ringile, nii et me lähme 20 minuti pärast juba finišis, sest et varsti ta on finišis. Viimane kord ka Silver nähtud nüüd ja nüüd me peame ruttu finišisse kiirustama, sest et ta on varsti seal. Ma reaalselt juba olen nutune nagu. Florian Lascombe. You're all welcome here across the finish line. You did it. Ironman 70.3 here in Tallinn. Alles, no tule, viis. Palju õnne. Helen, no tšau, kuidas sul läheb? Näita seda ilusat naeratust, sest kohe on finišijoon ületatud. And another team coming up, Vinni Valla vägevad. Suur aplaus meie põrratule meeskonnale. Medal kallis! Tere tulemast punasele vaibale. Üle finišijoone, näpud püsti taevasse, palju õnne! Here you are. Yes, congratulations. Well done. No nii, Team Kaamos. Näpud püsti, kutid ära tegite. Poiss! Ei tulnud küll 0-0, aga seemneks peab ka midagi jääma. Vincent Garcia. Ma ei tundnud oma sõrmi, kui ma tulin tossi jalga panema. Vincent Garcia. Marti ütles, et pane kiiresti, ma lihtsalt mehi. Õudne. Wow. 3. ongi 3. Jefferson. Ületamas finišijoon. Johannes, hüppe! Oh my god! Tšempioni teine! See on nii raske. Järgmine aasta oled ka või? Üks ja teised, palju õnne! Kristos! Neil on paigas. Ei ole kirjaks paigas. Ma ikka veiskel neelasin seda merevett ju. Vahepeal tuli laine lihtsalt mingi. Kätte, ma ei saanud oma prille kätte, ma ei saanud prillikarpi lahti. Ja ma ei saanud isegi tossu jalga algul. Me mõtlesime, miks sul nii kiiresti läks. Kõik asjad jäid sinna lihtsalt. Oota, miks sa oma keele kätte ei saanud? Mul olid sõrmed nii külmad ja siis istusime Taneliga kõrvuti. Tanel oli mingi, oi see sokki jalga. Ma olin teisel poolt mingi, ma ei saa mitte midagi kätte. Aga tänud. Ja tükka kõrnevalt sellega, et kirjamida. Nii uhke selle mehe ja ebareaalne. Ruttu tuppa sooja nüüd. Pitsa, poke ja laager. Täiesti kuitu. 5 tunniga tegemine nagu hoopis teine asi. 4.35 ikka. Mul on tagareied on täiesti toid. Ja ega siin rohkem oleks välja pikitanud ka, ma arvan, et see raske.
aga eks ma pärast teen pikem kokkuvõtte, ma just mõtlesin, et praegu kõik on värske ja siuke midagi tuleb üles veel vaikselt ja igalt poolt valutab, et see on hea korras esimene emotsioon siia panna. aga mul lihtsalt ei ole sõnu sellele, kui palju kaasa elabki, nagu nii palju, kui seda ma tean aru. Tähendab väga palju, aitäh teile kõigile. Nii, minul sai peaaegu vahepeal aku tühjaks, nii et ma käisin akupanka toomas, ma loen telefoni. Silver, ma loodan, et vlogis teile vahepeal oma seal salaalas. Aga ma lähen kohe uuesti raja ette teistele ka kaasa elama, sest mind niikuinii ei lasta sinna, kus Silver on. Ja ma, ühesõnaga näitan kohe teisi sõpruga teile. Let's go, Herki! Let's go, let's go, let's go! Läheb! Varsti tehtud ju! Üks ring veel! Kuni Silver veel taastub, siis need 2 märga vesirotti elavad siin raja ääres nüüd kaasa. Helista seda kellukest kaasa. Väga tubli oled, let's go! Palju sa tegid? 4.35. Ma ju ütlesin selle jooksu ajal, et pane juurde. Ma ütlesin, et pane mulle. Mul läks mingi pool aastat aega, et mitte hakkas kaaluma. No nii, põhistaar on ka leitud. Homie on üles leitud. Kuidas sa tunned ennast, Musu? No nüüd on elu sees jälle. Ma tankisin, ma arvan, mingi 7 liitrit kokat ja natuke sõin ka midagi ja vaikselt hakkab päris hea. Aga jalad on kutud. Sa olid nii tubli. Päris karm pingutus oli, jah. Lõpus jooks kahjuks kustus ära, aga poolmaratoni isiklik rekord ja pooliku Ironmani isiklik rekord ja... Ja mis koht? Eesti vanuseklassi 3. Ja üks asi veel, Karo tõi sulle lisaks kaneelirullidele Itaaliast 2 kingi, mis sulle väga meeldib. Pakitiramisud. Mitte päris, aga su kõige lemmikum asi maailmas. Nii et saad jätkata oma pasta tankimist. See on väga lahe, aitäh. Reaalselt kõige uhkem pruutever. Musu. Ma ei saanud mitte midagi aru, kuhu ma selle ratta viima pean. Te näisite mulle ühte asja. Kohtunik seisis järgmises näitas mulle sinna. Ma olin lihtsalt mingi võrdluspakkum. See kohtunik näitas valesti ja... Nagu mitte midagi aru. Ma sain suht kurjaks seal, see oli jah, nõme. Ja mul ju tuli rattakink ära ratta pealt. Ma olin mingi... Teine rada. Ikka juhtub. Ei ole hullu, jah. No nii, ratas käes. Olemas kõik asjad. Ja ma kotti sisse ei vaadanud. Ma loodan, et seal on kõik need keelid, mis mul mõtmata jäid ja... Peapael ja prillid ja kõik, mida külmad näpud ei suutnud võtta. Sa ei kasutanud ühtegi neist asjadest või? Jooksule ei saanud minna jah, nendega. Ma ei saanud kätte kotist. Kaamel liigub kodu poole. Pakikaamne elu on ikka lahe. Noh, kuidas on kodus olla? Päris hea, aga me peame 45 mintsa pärast startima autosestamisel, nii et me saame kiirelt soengud korda teha ja siis peame minema juba. Silver leidis oma kasutamata keelid ka üles. Kasutamata keelid T2-st ja terve pudel koos soolakapslite ja keeliga ka T2-st. Sest et kui sõrme ei tunne, siis ei saa kätte neid. Aga... Nii külm oli jah. Käed olid läbi külmunud jah. No mu kõrval, ma räägin, vist enne mainisin ka, aga Tanel ei saanud sokkegi jalga ja ta ei saanud pärast kiivrit kotti sisse, kuna see oli nii kõvasti kinni tõmmatud. Ja mul oli ka kott, oli pandud mingi imeliku sõlmega selle nagi otsa. Et ma pidin kutsuma vabatahtlik appi, et saaks selle nagu kätte, sest ma lihtsalt ei saanud, nagu see oli täiesti võimatu. Aga siis saab vähemalt trennis kasutada jälle. Jah, hea seegi. Positiivseid asju negatiivsetes olukordades. Väike aftermath ka teile siia. Ligumärk. Mingid kotid asjad, Kalipso, Karo kingitud. Championi teine. Kui keegi mäletab, siis eelmise aasta Ironmani vlogis ta tõi ka Silverile kaneelirulle, nii et tundub, et sellest peab nüüd traditsioon saama. Võiks jah. Aga jah, see on see kõige tüütum protsess kogu Ironmani teekonnast. Trennid, võistlus, kõik see on köki-möki. Aga pärast selle jama pesemine ja lahti arutamine, kõik on liivane, must, rõve, higine. Ma sellega hakkama. Me saame hakkama. Nii, me kuivatasime ennast nüüd toas ära, viisime asjad ära ja nüüd oleme teel Unibetti, sest üks mees peab poodiumile minema. Jah, päris lahe.
jalad juba kanged või? No need reietagused on ikka päris ebameeldivad praegu, jah. Vitamin Velli poiss joomas Vitamin Velli, jah? Jah. Ei, sorry, mul ikka vale koht. See on õige. Käro lõpetas, et see on õige pool, mida näidata. Tubli. No muidu, juba saab registreerida järgmise aasta omale. Sinu kirja. Ma juba võtsin su detailid ja kõik asjad ja ma lähen panen kirja. Oh no! Kes siis vlogib? Mina. Kas tahad veel mingeid shoppinguid ka teha siin või? Oleks meil kontoris külmkappu magneteid panna, siis ma läheks, paneks selle sinna. See su ülemusele kindlasti meeldiks. Jaa. Kui ta vaid teaks, kui kiiret on need investeerimispankurid on. Maasju tõi meile ka oma medali näidata. Sinu medal, palun. Jiit. Kolmas koht meestes, Silver Savuto. Teise koha poodiumi astmel hõivab enda alla Hanna-Kristiina Karu. Ja meestest Aleksandr Polunov. Võtab kõige kõrgema poodiumi astme enda alla Kevin Anders Siib. Teeme suure aplausi. Naistest Liis Nembalt. Ja kõige kõrgemale poodiumi astmele ronib. Tegigi ära. Naistest ja Mihkel Sarv. Meestel Crazy. Signe Uibo ja Hendri Ruusak. Medali omanikud teevad koos pilti. Vaata siia. Nagu lukk vist. Näitab oma võistlushaavu siin pestukale. Ja siis altpoolt oli ka kombe. Need on nagu rästikuhammustus. Vaesekene. Ta kipitas duši. Ma hakkasin praegu filmima ja ma vaatasin, et mu juustus on väike laine selle vihmaga ka tulnud, nii et ei olegi nii hull, et enne täielikud vesirotid olime. Eelmine aasta täpselt samas kohas tegime me täispika Ironmani kokkuvõtet, kus ma tänasin kõiki. Tegime jah, Mustamäe keskuse kõrval. Ma arvan, paslik on veel kord, kui ma ei ole veel kedagi tänanud, siis nagu tõsiselt suur ette. Esiteks Marleen muidugi. Sest et ta on pidanud nii pikalt jälle taaskord mu trenne ja asju kaasa tegema ja kõike muud, aga nagu iga see väike hüüe seal raja ääres, kus oli, et Silver pane või Silver ära kõnni või ära jookse nii aeglaselt ja kõik need asjad, mis ta ütlesid, et see kõik väga palju aitas ja aitas nagu edasi pushida ennast. Ja oli päris vajalik. Me nautisime seda karjumist ka väga. Meil olid mikrofonid, karaokemasin, me panime hullu. Loved every second of it nagu. Ja. Ma omalt poolt ütleks seda, et mulle nii nagu mu kogu rõhk ilmselgelt läheb Silverile kaaselamisele ja meie nagu sõpradele, tuttavatele, aga kuna me elasime Siksiga terve aja kaasa ka nagu täiesti põhivõõrastele inimestele, siis mulle nii meeldis see, kuidas nagu inimesed naeratasid ja neil oleks nii lõbus ja tore, kui nad seda mikrofoni ja karaoket nägid nagu. Reaalselt nagu inimesed naeratasid, ma karjusin mingi välismaalastele, too mingi nice bike ja mingi I love your classes ja mingi igast asju nagu eriti naistel, kui sa ütlesid seal mingi ilus outfit või ilus latas või midagi, siis reaalselt mõned kohe niimoodi tänasid või lehvitasid või naersid seal, et see oli mega tore. Telonumbrit ei küsinud kelleltki või? Ei oleks jõudnud jah, ei oleks jõudnud. Nali. Ja kuhu ikka siis värskeid Ironmani läbijaid viiakse, kui mitte? Tada! Ma tahtsin kodus rahulikult süüa täisväärtuslikku toitu, aga mu cheerleader ära valeta! Või no, ütlesin küll, aga nagu you like it, I know you do. Võt see on üks korralik Ironmani järgne söömaaeg. Aga ma sain aru, et see on sinu stuff ja minu oma tuleb veel. Kas on nuilakas peast? Mina ei teinud praegu mingit poolikut Ironmani, mina ei jaksa nii palju. Kas see on hea? Normaalne kartul, jah. Marleen käib mäkkisin sellepärast, et ta saaks seda shake'imist teha siin. See on mega hea, kui keegi ei ole veel proovinud, siis võtke shake friikad. Sa kallad oma friikad siia sisse ja siis paned sinna juurde
selle paprika maitseaine ja siis niimoodi shake'id läbi ja see on ülihea. Minupoolne soovitus kõigile, kes Ironmani ära tegid, te väärite neid friikaid. No nii, me oleme nüüd kodus tagasi. Seal on Kalipso ilusti kuivamas ja Silver tahtis show off ida teile oma ilusat uut rätikut. Ma olen üldse suur fiiberrätikute fänn, aga see on päris bänger. See on mega bänger. See on tõesti väga lahe.